Ja tere tulemast tagasi. Ka sel nädalal jätkame rubriigiga, kus tuletame meelde, et talvised tingimused on juba käes ning autojuhtidel tuleb arvestada keeruliste ilma- ja teeoludega. Meie reporter Kerli Tello peakski olema nüüd sündmuste keskel. Just nimelt, juba praegu tuleb arvestada libedusega, kuid on ka muid ohte, eriti praegusel ajal. Meie maanteedel saab aastas surma tuhandeid metsloomi. Minuga on siin bioloog Kaarel Roht. Miks loom teele jookseb? Aga loom tahab liikuda. Loom liigub oma kodupiirkonnas, aga tema kodupiirkond on maanteede poolt lõhutud. Aga kuidas nad seda teevad? Kas kiiresti või vaatavad ja kaaluvad, nagu meie siin praegu on? Oleneb olukorrast. Kui looma jälitatakse näiteks jahi ajal, meil ajujahid käivad oktoobrist kuni veebruari lõpuni, siis loom ei vaata niivõrd teed, vaid püüab jälitajast lahti saada. Siis ta tuleb kohe üle tee, ilma peatumata reeglina. Aga suvisel ajal, kui looma ei jälitada ja kevadisel ajal, siis võib loom tulla, peatub enne teeservas, hindab olukorda ja autojuhid peaksid meeles pidama, et loom ei suuda määrata auto liikumiskiirust. Et loomale tundub, et auto on kaugel, aga tegelikult on ta avarii jaoks on üpriski lähedal. Viimastel aastatel on Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313 antud teada keskmiselt 3000 hukkunud või viga saanud loomast meie maanteedel. 2018. aastal oli see number umbes 6000. Ligi pooled õnnetustest juhtuvad meie põhimaanteedel. Statistika kohaselt on kõige ohtlikum Tallinna ringtee. Maanteeametil on olemas loomaõnnetuste kaardirakendus, kust igaüks saab uurida oma liikumisteede ohtlikkust. Näiteks torkavad eriti punastena silma Tabasalu kant, Jõelähtme, Kohila ja Tartu ümbrus. Mida teha, et metsloomi hukuks meie teedel vähem ja mida teha, et ka meil liiklejatel oleks ohutum? Põdraõnnetused kindlasti on kõige ohtlikumad liiklejale. Aastas keskmiselt juhtub umbes 20 sellist õnnetust, kus inimene saab kas siis viga või ka kahjuks hukkub ja neid hukkunutega õnnetusi on aastas keskmiselt sinna ühe inimese kanti. Kõige enam juhtub õnnetusi metskitsega. Veelgi enam on õnnetustes osaliseks väikeulukeid, kuid kahjuks statistika siis neid ei kajasta. Mis te arvate, kas meie autojuhid on hoolikad ja teadvustavad endale metsloomade teele jooksmise ohtu? See, kes on korra loomale otsa sõitnud, see teadvustab väga hästi, ülihästi seda ohtu. Aga tavapilt liikluses on selline, et videviku aeg on halva nähtavusega aeg, näiteks vihma sajab hästi kõvasti. Loomad võivad tulla vihmast hoolimata teele, aga kiirust ei vähendata. Ja see on minu meelest see üks põhjus, miks ka meil suhteliselt palju loomi hukkub autorataste all. Kuidas vältida kokkupõrget loomaga maanteel? Retsept on lihtne nagu alati. Kõigepealt tuleb valida selline sõidukiirus, et jõuaks reageerida ja pidama saada ning jälgida ka enda ümber toimuvat teepervel. Hästi, ma näen, et loom on tulemas, aga mida ma siis tegema pean? Väga lihtsalt, võtke kiirus maha, tõstke jalg gaasipedaalid üle, asetage see piduripedaalile ja vajadusel jääge seisma ja laske loomal rahulikult üle tee minna. Siis siin tuleb looma omapära ka arvestada, et näiteks kitsed liiguvad väikeste gruppidena ja kui nad rahulikult tulevad, siis nad võivad jääda lausa tee peale seisma. Põder võib jääda tee peale seisma. Siga vaevalt, siga on nii otsekohene loom, et karjajuht hindab olukorda ja seakari tuleb ühe valuga tavaliselt üle tee. Aga siin peab vaatama seda, et kui suured jõudsid üle tee, võib minna paar sekundit aega, enne kui pesakond järgi jõuab. Aga mida kindlasti teha ei tohiks? Inimesed lasevad signaali, vilgutavad tulesid, üritavad kuidagi neist ümber sõita. Tähendab, mida kindlasti teha ei tohi, anda gaasi, nähes looma tee ääres või tee peal ja üritada temast siis põigata mööda kas eest või tagant poolt. Siis te tekitate kokkupõrke kohe kindlasti. Teine asi ei maksa ka signaalitada. Parem jääge rahulikult seisma, tähendab, kui teil midagi muud teha ei ole, suretage korra automootor välja ja käivitage uuesti ja see on juba teine situatsioon looma jaoks ja ta tõenäoliselt lahkub sealt teelt. Kui aga õnnetust ei ole võimalik vältida, siis kuidas käituda ja kuhu teatada?
Suurema looma puhul tuleks helistada Keskkonnainspektsiooni numbril 1313. Kui tegu oli aga väiksema loomaga, siis helistada Maanteeinfokeskusesse numbril 1510. Teada anda tuleks ka siis, kui loom sai vigastada ja põgenes. Tähelepanelik tuleks olla ka siis, kui märkate, et eespool on peatunud sõiduk, millel on sisse lülitatud ohutuled. See võib olla märk sellest, et teed on ületamas loomad või on juhtunud loomaõnnetus. Ja kui peategi autost välja tulema ja maantee ääres tegutsema, siis pange kindlasti selga helkur vest. Kohtume järgmisel nädalal. Head teed!